Viru maleva Tapa malevkonna laskevõistlused toimuvad 2003. aastast. Tänavu detsembrikuus astuti tulejoonele juba 18. korda. Tegemist on ühe vanima laskevõistlusega Viru malevas. Formaat on selline huvitav minu arust, kus on õhupüstol, spordipüstol ja sõjapüstol. Õhupüstol ja spordipüstol on väga head vahendid oma oskuste lihvimiseks ja heade tulemuste saavutamiseks. Muidugi on selle võistluse eesmärk ka see, et stimuleerida maleva koondvõistkonna liikmeid. Tapa malevkonna laskevõistlusel astus 3 päeva jooksul tulejoonele 26 laskjat, kes moodustasid kokku 9 võistkonda. Võistlusest võttis osa ka Naiskodukaitse Viru ringkonna esindus. Võistluse võitis Tapa rühm koosseisus Rain Sepping, Viktor Labotkin ja Hannes Reinamägi. Teise koha teenis tänavu Vohnia rühm ja 3. Kadrina. Teise ja 3. koha vahe oli vaid 1 punkt, seega iga silm loeb, nagu ütles võistlus üks kohtunikke Vahur Saaremees kokkuvõtteid tehes. Kadrina siselasketiiru üks rajajaid ja tänavune tulejoone kohtulik Ants Kruuno rääkis, et 890-tel, kui Kadrina lasketiir loodi, oli ka kaalumisel bowlingurada. Kuid tänu kohalikele laskehuvilistele otsustati siiski laskespordi kasuks. Huvigrupiks peamiselt noored, kaitseliitlased, aga ka teised laskehuvilised. Kõigepealt peab inimene tundma korralikult ohutustehnikat ja austama teist, kõigepealt relv ei ole mänguasi. Esimene asi, kui relva kätte võtad, veendunud on ohutu. Ei ole veel padrundid sees, sellepärast et eks elus ikka juhtub, ma olen näinud, et relvapüramiidist võetakse relv ja sõidab pauku ka. Lääne-Virumaa kaitseliitlased. Kadrina tiir on avatud esmaspäev ja kolmapäev kella 17. Nii kui vaja on. Ootan laskma. Kadrina lasketiiru on kaitseliitlased taas oodatud uuel aastal, seda alates 10. jaanuarist.